Kristus on üles tõusnud. Tõesti, ta on üles tõusnud. Super. Enne kui me oma teenistusega jätkame, ma tahaksin ette lugeda Karjase kirja meie piiskop Ove Sanderilt. Armsad õed ja vennad üle ilma. Tervitan teid üles tõusnud ja elava Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Teen seda pühakirja sõnade Johannese evangeeliumist. Jeesus ütleb, mina elan ja ka teie peate elama. Johannes 14, salm 19. Olgu nendes pühades, meie kodudes, peredes ja südametes üliküllaselt elu, mida ainult meie Issanda ja õnnistegija Jeesus Kristus saab meile anda. Tõesti, Jeesus elab. Tema ülestõusmine ei ole kujutelm ega pettus, vaid kõige reaalsem, mis üldse maailma ajaloos on toimunud. Seda kogesid Jeesuse esimesed jüngrid ning kõik need, kel oli armu tema ilmutusest osa saada. Just see imeline muudatus Jeesuse jüngrite juures, kus kartusest ja kahe vahel olekust sai usk ja julgus tunnistada Jeesust isegi oma elu hinnaga, on suurimaks tunnistuseks Jeesuse ülestõusmise kohta. Teisiti pole ka meie. See, et oleme leidnud oma südames rahu, saanud patud andeks ning käime uues elus igavese eluteed, see on tõestuseks, et Jeesus on üles tõusnud ja on elava Issanda meie ligi igal meie eluhetkel. Jeesus Kristus ütleb oma kõikide aegade jüngritele, ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Nii nagu Jeesus elab, elame ka meie. See ei ole ainult maine elu, mida Issand on meile kinkinud. Jah, ta on see, kuid ta on eelkõige igavene elu,
rõõmus ja õnnistatud igavik koos Issanda Jeesuse Kristuse, püha kolmainu Jumala ja kõigi tema pühadega taevas. Omapärasel viisil ei pea me aga ootama maiste oma radade lõppemist, et igavest elust osa saada. Sellest saame osa juba siin ja praegu. Kus iganes usume Kristusesse ning elame armastuses seda usku mööda, seal on igavik tulnud juba meie hinge. Ta on võtnud meie hinge nii tugevalt oma elu asemeks, et selle elu kannatused ja kiusatused ei suuda meid lahutada elust ja tulevikust, mida Jumala armust meile on valmistatud Jeesuse pühas kannatamises ja imelises ülestõusmises. Apostel Pauluse sõnadega, sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas. Kristus elab ja meie elame. Tänu pühale kolmainule selle armu eest. Ent see arm ja elu ootab edasi andmist. On öeldud, et kõige parem võimalus millegi tõeliseks enesele hoidmiseks on selle äraandmine. Nõnda on ka meile kingitud Jumala igaveste andidega. Kui tahame neid tõesti endale hoida ja jätta, siis tuleb nendest kuulutada, tunnistada ja neid tõeks elada. Seda tehes juurdume usus, armastuses ja lootuses, mis meile Kristuses on kingitud. Saame seda teha nii sõnadega, rääkides Kristuses ja tema armust. Saame seda teha tegudega, võib-olla näiteks pühade ajal kedagi külastades või aidates, kanda õel-vennal tema koormaid. Saame seda teha mõtetes, palvetades nii kurbade kui rõõmsate eest. Just sellisel viisil oma usku ära andes hoiame selle endale ning ühtlasi teeme Kristuse tööd ja laiendame tema riiki siin maailmas. Kallid sõbrad, maailma kõige erinevates paikades. Soovin teile osa saamist Kristuses olevast ülikulikkusest, mis on pühas vaimus tulnud meie keskele. Rõõmustagem sellest elust ning külvakem imelist sõnumit Kristuse lunastusest. Tema lähedal olekust ja armust kõikjal, kuhu Issanda meid nende pühade ajal saadab. Selleks olgu Jumala Isa armastus, üles tõusnud ja elava Issanda Kristuse arm ja püha vaimu osadus meie kõikidega. Aamen. Need olid piiskop Ove Sanderi sõnad. Ja nüüd meie kirikukool.
südant ja mu ihu võib julgesti elada, sest sina ei jäta mu hinge surmavallu. Ma tean, et minu lunastaja elab. Kristus on üles tõusnud. Ta on tõesti üles tõusnud. Kivi, mille ehitajad hülgasid, on saanud nurgakiviks. See on issandalt tulnud, see on imeasi meie silmis. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Siis tunnistagem enne seda oma kõrvatut lugu õieti tundes, oma patud temale üles, üheskoos, südamest, nõnda ütlen. Lugupeetud kogudus, palun tõuse. Kõigeväeline armuline Jumal, tunnistame sinu eest, et oleme loomu poolest patust rikutud ja oleme sinu tahte vastu eksinud. Sinu Poja Jeesuse Kristuse pärast laasta meie peale. Anna meile patud andeks ning uuenda meie südamed ja juhi meid käima sinu teedel, nii rõõmuga järgime sinu tahet, sinu püha nime auks. Sest nõnda on Jumala maailma armastanud, et oma ainutsündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei pea hukka saama, vaid igavene elu peab temal olema.
Tere hommikut! Kuulge Kristuse kogudus. Jumala sõna, nagu seda loeme prohvet Ezekieli raamatus 37. peatükist salmidest 1-14. Issanda käsi tuli mu peale ja issand viis mind vaimus välja ning pani mu maha keset orgu ja see oli täis luid, bones. Siis ta viis mu neist ümber ringi mööda ja vaata, neid oli orus põhjas väga palju ja vaata, need olid väga kuivanud. Ja ta küsis minult, inimese poeg, kas sa need luud peaksid saama elavaks? Aga mina vastasin, issand Jumal, seda tead sina. Siis ta ütles mulle, kuuluta prohvetlikult nende luudele ja ütle neile, kuivanud luud, kuulge issanda sõna. Nõnda ütleb issand Jumal nendele luudele, vaata, ma toon teie sisse vaimu ja te saate elavaks. Ja ma panen teie külge köölused, kasvatan teie peale liha, katan teid nahaga ja annan teie sisse vaimu ja te saate elavaks ja te saate tunda, et mina olen issand. Ja ma kuulutasin prohvetlikult, nagu mind käsiti, ja kui ma kuulutasin, siis kostis hääl ja vaata, midagi krabises. Luud lähenesid üksteisele, iga luu oma luule. Ja ma vaatasin ja ei näe, neile tuli köölused ja kasvas liha ja nahk kattis neid pealt poolt, aga vaimu nende sees ei olnud. Siis ta ütles mulle, kuuluta vaimule, kuuluta inimese poeg ja ütle vaimule. Nõnda ütleb issand Jumal, vaim, tule 4 tuule poolt ja puhu neisse tapetuisse, et nad saaksid elavaks. Ja ma kuulutasin, nagu ta mind käskis, ja neisse tuli vaim ja nad said elavaks ning tõusid jalgadele. Päratus suur vägi. Ja ta ütles mulle, inimese poeg, need luud on kogu Iisraeli sugu. Vaata, nad ütlevad, meie luud on kuivanud, meie lootus on kadunud, me oleme nagu ära lõigatud. Seepärast kuulutab prohvetlikult ja ütle neile, nõnda ütleb issand Jumal, vaata, ma avan teie hauad ja toon teid, oma rahva, teie haudades välja ja viin teid Iisraeli maale. Ja te saate tunda, et mina olen issand, kui ma avan teie hauad ja toon teid oma rahva, teie haudades välja. Ja ma annan teie sisse oma vaimu, et te saaksite elavaks ja ma asetan teid teie oma maale ja te saate tunda, et mina, issand, olen rääkinud ja teen seda, ütleb issand. Amen. Sõna jätkub Johannese evangeeliumis 20. peatükis salmides 1-10. Maarja Magdalena tuli hauale nädala esimese päeva vara hommikul, kui oli alles pime ja nägi, et kivi oli haualt ära tõstetud. Ta jooksis siis ja tuli Siimon Peetruse ja selle teise jüngri juurde, keda Jeesus armastas ja ütles neile, nad on issanda hauast ära viinud ja me ei tea, kuhu nad on ta pannud. Peetrus läks nüüd välja ja see teine jünger ka ning tulid haua juurde.
Nad jooksid mõlemad koos, ent teine jünger jooksis Peetrusest kiiremini ning jõudis haua juurde esimesena. Ja kummalgi sisse vaadates nägi ta surilinu, ometi ei astunud ta sisse. Siis tuli ka Siimon Peetrus temale järele ja astus hauda sisse ja nägi maas olevaid surilinu ja higirätikut, mis oli Jeesuse pea ümber olnud, et see ei olnud koos surilinadega, vaid eraldi kokku mässituna teises kohas. Nüüd siis läks hauda sisse ka see teine jünger, kes esimesena oli hauale tulnud ning nägi ja uskus, sest nad ei teadnud veel kirjast, et ta peab surnuist üles tõusma. Jüngrid läksid nüüd taas ära kodu poole. Aamen. Yes.
tunnistagem oma püha risti usku Mikaia usutunnistuse sõnadega üheskoos kaasa lugedes. Lugupeetud kogudus, palun tõuseme. Ja kõik koos. Meie usume ühte ainsasse Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa, kõige nähtava ja nähtamatu loojasse ja ühte ainsasse Issandasse, Jeesusesse Kristusesse, Jumala ainusündinud pojasse, kes Isast on sündinud enne kõiki aegu, Jumal Jumalast, algus algusest, tõeline Jumalast Jumalast, sündinud, mitte loodud, olemuselt ühtne Isaga, kelle läbi kõik on loodud, kes on meie inimeste pärast ning meie õndsusteks alla tulnud taevast ning lihaks saanud Jumala ainult läbi, neid siis Maarjast ja inimeseks saanud. Pontius Pilatuse ajal ka meie eest risti löödud, kannatanud maha maetud ning kolmandal päeval üles tõusnud pühade kirjade järgi ja üles läinud taeva, istub Isa paremal käel ja tuleb taas kirkuses kohut mõistma elavate ja surnude üle. Tema riigile ei tule otsa. Meie usume pühasse vaimusse, Issandasse ja elavaks Teliasse, kes lähtub Isast ja Pojast, keda Isa ja Pojaga üheskoos kummardatakse ja austatakse, kes on rääkinud prohveti kaudu. Meie usume ühtainust püha kristlikku ja apostlikku kirikut. Meie tunnistame ühtainust kristimist, hartude andeks andmiseks ja ootame surnude üles tõusmist ning tulevasse
teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänased jutluse salmid tulevad meieni Pauluse kirjast korintlastele 15. peatükist. Kui aga Kristusest kuulutatakse, et ta on üles äratatud surnuist, kuidas siis mõned teie seast ütlevad, et surnute ülestõusmist ei ole? Aga kui surnute ülestõusmist ei ole, siis ei ole ka Kristust üles äratatud. Aga kui Kristust ei ole üles äratatud, siis tähendab see, et ka meie jutlus on tühine ja tühine on ka meie usk. Ja meid leitakse siis olevat Jumala valetunnistajatena, sest me oleme tunnistanud Jumalale vastu, et ta on üles äratanud Kristuse, keda tema ei ole üles äratanud. Sel juhul, kui surnuid üles ei äratata. Sest kui surnuid üles ei äratata, siis ei ole ka Kristus üles äratatud. Kui aga Kristust ei ole üles äratatud, siis on teie usk tühine, siis te olete alles oma pattudes. Nii on siis ka hukkunud need, kes on Kristuses magama läinud. Kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis me oleme kõigist inimestest armetumad. Nüüd aga on Kristus üles äratatud surnuist, uudse viljana magama läinutest. Et surm on tulnud inimese kaudu, siis tuleb ka surnute ülestõusmine inimeste kaudu. Sest nõnda, nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Aamen. See tänane võimalus minul jutlustada siin ülestõusmise pühadel on erakordselt suur privileeg. Tavaliselt diakonitele sellist luksust ei anta. Ma väga tänan õpetaja Ando Kassi, et ta ulatas mulle selle privileegi, et täna teile rääkida ülestõusmisest. Ja tänane jutlus on innustatud ja vaimustatud ühest konkreetsest teoloogilisest arusaamast. See on ladinakeelne väljend Christus Victor, mis tähendab Jumal kui võitja või siis võidukas Kristus. Ja see doktriin või see arusaam, see on sajandite jooksul välja kujunenud, erinevad teoloogid üle maailma on selle üle mõtisklenud ja vaielnud, sellepärast et see on väga tõsiselt võetav küsimus. Kui Jeesus läks surmavalda, nagu me loeme seda oma usutunnistustes, siis mida ta tegi seal? Ta läks sõna otses mõttes kuradi ilma ja ta tuli sealt võidukalt tagasi. Ja siis tekkis inimestel küsimus, aga mis seal tegelikult toimus? Kuidas see välja nägi? Ja üks teooria on see samune Christus Victori doktriin. Ja see põhimõtteliselt näeb ette seda, et Jeesus läks surmavalda ja siis sõdis ennast sealt vabaks ja sõdis ennast sealt välja. Ma ei tea, kas meil on siin mõni noorem inimene ka. Natalie, do you know the video game Dune? Right? Yes. So a professor of mine told me that's what it looked like. It looked like the Doomslayer, this little green man that was fighting demons. That is what Jesus was doing when he was fighting himself out of the underworld. Vabandust, tagasi eesti keele peale. Ja see oli üks suur võidukas saavutus, aga see ei olnud ainus asi. See, et ta lihtsalt ja sõdis ennast sealt vabaks, see on küll vägev ja põnev, aga palju tähtsam on see õpetus, mis ta meile sellega näitas, sellepärast, et Jeesus Kristus ei rääkinud niisama. Jeesus Kristus tegi puust ja punaselt kõik selgeks. Ta elas selle kõik välja. Jumal sajandeid, milleeniumi üritas inimestele selgeks teha. Tehke nii, ärge tehke naa. See ei toiminud. Lõpuks ta saatis oma enda ainsa poja siia, et näidata ette, kuidas asjad tegelikult käivad, et demonstreerida meile, et me elame illusioonide maailmas, et me elame võltside, arusaamade ja pette kujutelmad, eesti keel hakkab ära kaduma, liiga kaua Kanadas olnud, kujutelmade maailmas, vabandust. Ja olid peamiselt 3 põhilist illusiooni, mida Jeesus tuli siia ilma hävitama. Need 3 illusiooni ta hävitas oma elukäigu jooksul ja ka selle samuse protseduuri, selle ennast vabaks võitlemise käigus. Esimene illusioon, mille Jeesus
purustas, oli arusaam, et inimesed suudavad mateeriat kontrollida. See tähendab materiaalseid asju kontrollida. Ma ei pea siin silmas mingit mudimist, et ma kõks teen metalli ümber või et ma midagi keevitan või et ma midagi kirja panen või et ma midagi kokku mässin. Mitte selles mõttes. Jeesus tuli, ütles meile, meie ei suuda mateeriat ise niisama tühjast kohast toota või luua. Ja see on väga hästi Eseekeli raamatus täna välja toodud. Need samused salmid on teil ka täna selles kavas kirjas. Ja esimene pool, Jumal väga detailselt ja täpselt ütleb meile ja näitab meile, et näed, siin on kondid. Ja siis ta lubab Eseekelil oma sõnade kaudu need kondid elavaks tuua. Ta demonstreerib seda, et temal on see vägi muuta mitte miski millekski, anda see elusäde, puhuda sisse see vaim, mis kannustab ja mis elavdab olendeid. See on see esimene illusioon. Me oleme väga tihti vaimustuses mingisugustest materiaalsetest asjadest ja mõtleme, et meie kuidagi suudame neid koostada ja paika panna ja siis me süveneme nendesse nii väga, me muudame selle enda jaoks keskseks. Vana testamendis on ju see tüüpiline välja, et mammona, määmen. See on see, mida Jumal kogu aeg toonitab meile, ärge olge sõltuvusest asjadest. See on näin, see on materiaalne, see on lihtsalt stuff ja me ei suuda seda tõeliselt kontrollida, because this is stuff, but this is also stuff. See on ka täpselt samamoodi mateeria. Ja ometi, kui ma tahan praegu öelda, käsi kasva hästi suureks, käsi ei kasva hästi suureks. Ma ei saa seda lõplikult, täielikult kontrollida. Ma saan ainult elada selles illusioonis, aga see on pettekujutelm ja see toob ainult vaeva ja häda. Teine illusioon. Kontroll teiste üle, ehk siis kontroll hingede üle. Kohe hea näide jälle Johannes evangeeliumist. Maarja läheb, vaatab hauda, mitte kedagi seal ei ole. Läheb, ütleb jüngritele, keegi teda ei usu. See on muidugi väga pealispinnaline, aga see kätkeb seda mõtet, et kui on midagi juhtunud, mis on erakordne, mis on uskumatu, siis täpselt meie jaoks ta ongi uskumatu. Mis siis, et ta tegelikult juhtus, paljud ei suuda seda ikka uskuda. Nad peavad ise tulema, nägema, katsuma, proovima. I have to see it to believe it, eks ole, öeldakse selle kohta. Aga ometi Jeesus tahab sellega öelda, et see, mis tegelikult on, ei ole sõltuvuses sellest, mida keegi teine väidab. Ma võin öelda, et see maja on tehtud vahtkummist. Aga mitte midagi ei muutu. Ometi mõned teist, võib-olla paljud teist isegi on valmis seda uskuma. Jah, õpetaja ütles, et maja on vahtkummist, järelikult maja on vahtkummist. Aga päriselt see maja ju ei muutunud. See tähendab, selle õpetuse mõte on, meie sõnad on tööriistad, aga nad on tööriistad ainult ühes väga spetsiifilises raamistikus. Nad ei võimalda meil taaskord tegelikult teisi muuta. Jah, me saame inimesi manipuleerida, sellepärast, et me ikka püüame olla vägevad, me püüame olla paremad teistest, me püüame olla kuidagi moodi erilised. Ja me räägime neid erinevaid jutte, aga pika peale kõik need jutud, mis tegelikult ei ole tõesed, ehk mis on valed, need tulevad varem või hiljem välja. Valel on ühiksed jalad, nagu eestikeelne vanasõna ütleb. Me võime mingi aeg uskuda seda ja sa võid öelda, näed, aga ta uskus mind ja järelikult ma suutsin teda kontrollida, aga see on ajutine, see tõde ei kesta kaua, sellepärast et see ei ole tegelikult tõde. Jeesus üritab meile öelda siin, saage aru, teie saatus ei sõltu teistest. Igaüks elab siin ilmas oma elu. See meeleheitlik tahe inimesi mudida, tänapäevane see mõiste suuna mudija, see tuleb hirmust, mis on armastuse vastand. Väike callback meie ühele viimasele jutlusele. Viha ei ole armastuse vastand. Viha on see, mis juhtub, kui hirm püsib hinges liiga kaua. Ehk siis teisisõnu selle illusiooni selline heuristiline kokkuvõte oleks ela ja lase elada, aga ära ülita teisi valitseda ja kontrollida. Ja kolmas illusioon, kõige tähtsam illusioon. Kontroll narratiivide üle, kontroll logose üle. Logos siin kreekakeelne mõiste, mis tähendab siis see korraldatus,
või ordering või see, kuidas maailm tegutseb, see source code of the universe, if you will. See kõik, millele tegelikult see ordering on üles seatud. See, et meie arvame, et meie suudame seda kontrollida, et meie saame öelda, et näed, inimesed elavad igavesti ja inimesed lendavad. Või et muidugi palju reaalsem näide, minu lemmiknäide alati. Mõnisada aastat tagasi oli üks juudi härrasmees Kesk-Euroopas ja ta võttis põhimõtteliselt mingid elemendid kristlusest, keeras need pea peale, tegi sellest perverssuse ja seda me tunneme tänapäeval kui marksismi. Mis oli marksismi peamine sõnum? Kui me teeme asju nii, sellepärast tuli üks onu, mõtles välja, et see ei toimi ja too ei toimi ja see ei käi nii ja too ei käi nii, aga kui me teeksime nii ja nii, siis tuleb utoopia, siis me elame kõik paradiisis. Ja teate, see sõnum oli nii efektiivne, nii veenev, et miljonid, 100 miljonid inimesed surid kümnendite ja kümnendite jooksul just selle idee pärast, selle uskumuse pärast, et kui me teeme mõnda asja natuke teistmoodi, if we break a few eggs, then we're gonna have paradise on earth. See ei ole nii. Jeesus ütleb meile, meil ei ole seda väge ja iga kord, kui inimesed koonduvad mingisuguste vale arusaamade taha, mis alati hoiavad ennast kübeke tõtt, sellepärast, et Kristus lubab meile, et tuleb Jumala kuningriik siia maa peale, et paradiis tõepoolest saabub üks päev siia ilma. Aga me ei tea seda aega ja kohta ja me ei tea, millisel kujul see isegi välja näeb. Ja kõige tähtsam, see ei ole meie teha. Meie ei saa seda juhtida, meie ei saa seda vedada, meie saame ainult osaleda, alandlikult kaasa teenida ja aidata selle saabumisele. Aga meie ei saa asju ümber korraldada. See tähendab, kõik need suured ideoloogiad ja narratiivid, need on kõik illusioon, need on kõik lõppude lõpuks pettus. Ja nüüd ma saan aru, nii mõnigi teist võib küsida, noor diakon, sa rääkisid meile, et me ei suuda asju kontrollida, me ei suuda inimesi kontrollida ja me ei suuda ideid kontrollida. Aga seda me ei oleme, me oleme liikuvad olendid, meil on meeled ja meil on mõtted ja sa ütled meile, et see kõik on nagu mõttetu ja see kõik on tegelikult võlts ja see tegelikult ei ole päris ja tegelikult me ei ole üldse need osad, need jupid. Mis me siis tegelikult oleme, mis me siis fundamentaalselt tegelikult oleme, kes on need olendid, kes istuvad siin pinkides, kes on see inimene, kes teie ees tegelikult praegu räägib, mis on meie essents, millest me tegelikult oleme tehtud, mis jääb püsima siis, kui kõik on öeldud ja kõik on korraldatud ja kui me lihtsalt ladestume ära, mis meist järgi siis jääb. Hing, puhas hing, the spark of light, if you will. See, mis on sisse puhutud olenditele. See on see, mis alati jääb püsima. Ma lähen natuke teaduslikuks siin. See on pelgalt oletus, aga see on väga huvitav oletus. Teadlased oletavad, et tuleb kord aeg, täiesti kosmaarselt suur arv, lõpmatult suur number aastaid peab mööduma. Ma ei tea, kas me isegi suudame, tõenäoliselt me suudame nii palju nulle panna, aga me ei suuda ise hoomata seda the vastness of time. Kui kaua võtab aega, et jõuda sinna hetke, kus kõik mateeria siin universumis, terves maailmas, mitte maa peal, üldse, igal pool, kogu eksistentsis, ta lõplikult ladestub ära, et dissipates täielikult, mingi hetk lõpuks. Ka kõige tugevamad elemendid, ka kõige tugevamad materjalid, kõik lõpuks, kui on piisavalt palju aega, ta kõik ladestub ära. Siis nad küsisid, aga kas midagi jääb alles? Kas on midagi, mida me ei saa mitte kuidagi hävitada, mis mitte kuidagi ei kao? Yes, valgusfootonid, pure light. See jääb ainsana alles. Ja siis on oletus, et milline see küll kõik välja võib näha. Ja nad oletavad, et sellel hetkel ruumilisus kui selline kaotab oma mõtte. You can't have space if you have nothing in there. Sul lihtsalt ei olegi enam mitte midagi, sul on lihtsalt puhas valgus. Light doesn't weigh anything. Light is eternal. Light is forever. See on alati kestev, see on alati püsiv. Ja oletus on, et kõik see valgus siis, kui see moment jõuab, kus enam mateeriat ole, kõik see valgus koondub üheks tagasi.
ta koondub üheks väikseks täpikeseks tagasi, selleks singulaarsuseks, millest siis algab uus materialiseerumine. See on kiire kokkuvõte sellest, kuidas maailm sai loodud, kuidas maailm on, kuidas maailm lõpeb ja kuidas maailm taas algab. Sest see on väga loogiline. Kõik on tsükliline. Meie oleme ka tsüklilised. Me sünnime, me elame, me sureme ja siis toimub mingisugune taassünd. Aga meie ei kao, need, kes me tegelikult oleme. Sest me ei ole meie käed, jalad, pead, meie tunded, meie mõtted. Need ei ole meie päriselt. Meie oleme igavesed olendid, kes alati jäävad püsima, kes alati kestavad, kes alati on olnud, kes alati on ja kes alati jäävad. Täpselt like the big guy. Täpselt samamoodi, sest meie oleme osa sellest. Meie oleme see välja ammutatud osa sellest. Ja võib-olla see kõlab natuke hirmsalt, sellepärast, et me oleme selles illusioonis nii tugevalt sees. Ma olen ju inimene ja ma olen see olevus ja ma pean ennast hoidma ja pean ennast kaitsma. Ma ei taha olla lihtsalt mingisugune valgusfooton. Aga ma ütlen selle peale, kas sa üldse suudad ette kujutada, mida tähendab olla pelgalt valgus? Olla lihtsalt puhas valgus. Mis tunne see küll võib olla? Mida see üldse tähendab? Valgus ju ei tunne midagi, valgus ju ei mõtle, või vähemalt nii me arvame. Siis võib-olla sealt me saamegi edasi arendada selle mõtte, et oota, aga mis asi see valgus siis tegelikult üldse on? Ja see peaks olema see aha moment. What is light? Mis tegelikult on valgus? Aga sellele vastusele peab igaüks ise tulema. Amen. Lugupeetud kogudus, ma palun, et me tõuseme, et kuulda meie kodumaa hümni viimast salmi, mis algab sõnadega Sinu üle, Jumal, valvaku. Ja Jumala rahu, mis on ülemkogu mõistmine, hoiab meie mõtted ja teod Kristuses Jeesuses. Palun istuge. Paar kiiret teadet. Meie järgmine teenistus on 26. aprillil. See on bilingual teenistus. Teenin mina, on Erik Reem, armulauda ei ole. Ando on kindlasti kohal ja osaleb meil pinkidest laulmisega, eks ole. Ja teenistus pärast seda on 3. mai emadepäeva teenistus. See on meie ühisteenistus Vana Andresega. See on eestikeelne teenistus. Kui keegi tunneb Jumala poolt kannustatust, et ta tahab kuidagi toetada ja aidata meid ja meie kogudust, olla vabatahtlikuna abiks, olgu see võib-olla ukse peal greeter või siis tutvustajaks või äkki lugejaks või võib-olla te olete siin hoones ringi vaadanud ja tundnud, et needs this, needs that, seda oleks vaja teha, teist oleks vaja teha, siis palun tulge, abistage meid, võtke kas minuga ühendust, võtke meie sekretär Tiinaga ühendust või ükskõik kelle juhatuse liikmega ühendust. Alati abi on teretulnud, alati vennaskond ja ühiselt koguduse hoidmine ja selle hoone elavdamine ja elus hoidmine. See on meie ühine ettevõtmine, et olete alati kõik teretulnud aitama meid. Nii palju teadeteks. Kuuleme meie koori taas.
issand, palun õnnista neid ande, mis sinu töö jaoks on korjatud ja palun luba meil sinu tööl siin Peetri kirikus jätkata. Aamen. Meie palume ja täname. issand Jeesus Kristus, sina oled elu allikas ja lootustooja. Sa oled murdnud surmaahelad. Sa oled tõusnud üles uue elu väest. Sa oled teerajajaks kõigile, kes sind järgivad. Me täname sind sinu elu ja armastuse eest. Me täname sind sinu kannatamise, surma ja ülestõusmise eest. Sellest kõigest oled sa avanud meile tee, lepituse, uue alguse ja elava lootuse juurde. Issand, me kiidame sind. issand Jeesus, me palume sind, täida meid oma püha vaimuga, et me sinu ülestõusmise rõõmust alati elaksime ja kindlalt usuksime, et sinu arm ja armastus on tugevamad kui meie eksimused. Aita meil vastu võtta andeks andmine ja jagada seda ka teistele ning elada uues elus, mida sina meile kingid. Kinnita ja hoia meid selles usus kõigi nende jõudude keskel, mis meid eemale tõmbavad, nii meie sees kui meie ümber, et me võiksime jääda püsima lootuses, armastuses ja tões. Issand, kuule meid! Sina üles tõusnust halastaja, issand, sina annad jõudu nõrkadele, sa toetad komistajaid, sa lohutad leinajaid, sa parandad haavatuid ja kannad hood haigete eest. Sa ei jäta kedagi üksi nende vajaduses. Ole ka meiega, toeta meid meie elu raskustes, muredes ja ahastustes. Kinnita meid, hoia meid oma ligiolus, uuenda meis tervenemist ja lootust. Issand, aita meid! Aita meid, armas Issand Jumal! Viimaks, kui meie elu lõpp kätte jõuab, aita meil vabaks saada surmahirmust ja hoida kinni elavast lootusest, et elu sinus ei lõppe, vaid muutub uueks. Ja kui sa meid kord kutsud, äratades uuele elule, siis anna meile rõõmuga sinu poole liikuda, kogeda sinu ligiolu ja armastust ning elada sinu valguses igavesti. Sind kiites ja tänades, kes sa koos isaga ja püha vaimuga elad ja tegutsed igavesti. Sind, issand, kiidame ja austame igavesti. Oh Jeesus Krist, oh kuule mind, oh kuule mind. Ma tahan ikka kiita sind. Nõnda ütleb issand,
minu süda rõõmustab. Õnnista seda püha söömaaega kõigile, kes siin sinu laual koos on, leivast söövad ja karikast joovad ja sellega sinu poja ihu ja verd tema tõotust mööda vastu võtavad. Meie issand Jeesus Kristus, sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänamas, murdis ja andis oma jüngritele ning ütles: võtke, sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis tema ka karika pärast õhtusöömaaega. Tänas andis neile ja ütles: võtke jooge kõik seal sees, see sinine karikas on uus leping minu veres.
mis teie eest valatakse pakkude andeks andmiseks, seda tehke iga kord, kui te sellest joote minu mälestuseks. Jeesuse nimel palume. meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meie andeks anname oma võlglastele. ja saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Iga kord, kui te seda leiba sööte ja sellest karikastest joote, kuulutate Issanda surma ja tunnistate tema ülestõusmist, kuni ta tuleb oma kirkuses. Issanda rahu olgu teie kõikidega. Need, kes jäävad pilkidesse, on teretulnud laulma kaasa Kristus Jumala talu. Tulge, sest kõik on juba valmis. Tänage Issandat, sest tema on hea. Halleluuja. Issand Jumal taevane, Isa, meie täname sind, et sa oled oma ainusündinud poja meie lunastuseks andnud ning et ta on meid surmast välja tõstnud ja üles äratanud. Aita, et tema surma ja ülestõusmise vägi tuleks meie ellu nähtavaks tema sõna ja sakramendi puhasta meis vana kurjuse ja kavaluse jäljed, et me võiksime elada armastuses ja aususes sinu meelepäraselt, selle sama poja, Jeesus Kristuse, meie Issanda.
seisma oma lõpulauluks. Mingem rahuga ja teenigem issandat rõõmuga. Meie teenistus on lõppenud. Suur tänu kõigile osalemast. Kõik on teretulnud alla söögisaali meie pärastlõunasele einele.